Good morning! Minu hommikusöök näeb täna väljas selline suht samasugune nagu eile, aga võtsin juurde prooviks siis seda Hollandi juustu. Käitu leidis mingisugused siuksed väiksed lavassirullikesed ja singiviidukese. Käitu läks täna soolase peale üle mõistlik ja võttis kõike suht sama nagu mina. Teisalt tugevam maitsena on küll. Mingi tugev maitsena. Mingisugune hull mooduasi, selline õunakook. Me teeme nüüd taste testingut. Ma teen ühe ampsu, sest et ma rohkem ei ole. Okei. Õunakook nagu õunakook ikka. Siuke hea. Kaniline ja siuke mõnus. Ma olen ka enda selleks teiseks raundis nii-öelda valmis. Ma olen juba arbuusi võetud, ma olen kohv võetud. Ma tahtsin ka seda õunakooki proovida. Suured õunatükid, hästi kaneeline, mahlane. Maitseb. Maitseb väga hea on. Kell on kohe 10 ja me oleme alustamas oma päeva taas kord. Proovime täna seda bussiliiklust. Me otsustasime, et me lähme täna bussiga, trammiga, millega iganes. Üritame selle trammipileti osta, trammile saada. Trammis minu meelest on nagu mingi mees sees, kes nagu pileteid kontrollib. Okei. Mingi siuke teema. No we will see. Täna on õhus tunda seda normaalset kargust. Ja eos me juba teadsime, et täna on tulemas veel jahedam ilm kui eile. Siis mul oli see tunne siin sees, teate. Mul on pika varukaga särk, mul on see lilla pusa. Mul on see pealmine pusa, mis on suht paks. Siis mul on vest, ehk siis ma olen täna nagu nii mitmekihiliselt ennast riidesse pannud, et jumala eest külm ei hakkaks. Eile oli nagu räigelt külm. Tänu sellele ma võin veits välja näha naljakas, sest siit mul see särk on sellise pika kraega, aga tead, mida iganes õusõna, mida iganes peaasi, et soe on. Kuigi igal pool räägitakse, et jõuab nädalavahetusega asjad ära teha, näha, käia, värgid, särgid, siis meie oleme küll tundnud seda, et nagu pigem ei jõua. Et kui sa tahad rahulikult käia, ringi vaadata, uudistada, nautida, värgid, särgid, siis läheb natukene rohkem vaja, ehk siis minu meelest on siin tegevust isegi mitmeks nädalavahetuseks, ehk siis siia võiks nagu kindlasti tagasi tulla. Ei, no nädalane trepp oleks ka siin nagu täiesti fine. Ja. Sul ei hakka igavist. Ja, tegemist on. Ongi rahulikumalt vaadata, sest siin on tegelikult nagu tänavad on nii teistsugused ja tahakski nagu uudistada võib-olla rohkem, aga lihtsalt. Ja me eile ju samamoodi alustasime vara, me lõpetasime, meil oli mingi normaalne 12-tunnine tööpäev siin turistidena. Mikko ei saa. Ma proovin enda kaarti. Oota, aga ma võtan seda OVP appi. No nüüd sai. Nagu telefoniga. Museum Plane. Okei. Mitu peatust me sõidame? Me sõidame 9 peatust 10. lähes maha. Peaks olema 17 minutit. Do you also want to go Tulips? Tulbits. See käib ka nagu. For tomorrow. This is a little bit far away. Yeah, that's why you need to buy like transfer. It's like total tour to go and come back and be there is 5 hours. Oh, okay. That's a little too far. So we will just go. Yeah. What do you want to look? Okei, meil tuli plaanidesse väike fail.
väike plaanide muutus, sest et Van Goghi muuseum on 2 nädalat ette välja müüdud. Ja ma veel mingisugune nädal aega tagasi ütlesin Kätule, et kuule, me vist peaksime need piletid ära ostma, sest mulle tundub, et need võivad olla välja müüdud. Netis kirjutas, et need võivad olla välja müüdud. 25 aprill on esimene avaus. Wow, okei. Aga nädal aega tagasi oli veel kohti. Aga noh, ühesõnaga see on... Tuleb tulla tagasi, täpselt, just. Ja kui sina oled plaanid tulla ja tahad minna sinna Van Goghi muuseumisse kindlasti, siis puuki ette. Aga nüüd me lähme Moko muuseumisse ja vaatame, mis meid siin siis ees ootab, sest et ma ei mäleta, mis see on. Aga siis me saame bodyguard sinna. Jaa. See oli 7 korrust ka, see bodyguard. Okay. Mulle hullult meeldis see digital art ja kõik see pool nagu, et digital art muuseumitesse ma tahaks tegelikult veel minna. Mulle meeldisid need Robbie Williamsi mental health värk. Väga deep. Alzheimer öö või? See on normaalne ööguda, see on siis kahjustunud ööguda, nii kärepõgisunud ära. When you was after it, straight after it. Normaalne. Üleminemist või aluminemist kõrgelt. On õiges kohas. Ei. See voolik, kus on Mis on, miks on see tagurpidi? See oli nii pidi. Ei, voolik läheb arteri peale. Ma ei oska, ma ei ole kunagi seda. Nii. Selle tõmbame. Kinni. Ei räägi ka samal ajal. Kõik mõjutab. Tegelikult pidi jalad näiteks ristis olla. Jalad peavad olema selgelt. Hea. Oleme normaalregulised. Sama kõik oleks. Natukene normalist over. Ja nüüd meil on need analüüsid oma keha kohta. 74 on minul ja sinul on ka 74 see overall score. Pärast hakkame vaatama. Me käisime nüüd ära selles Bodyworldis, see oli mega äge ja lihtsalt tänu sellele, et Kätu meil on siin viimase aasta tudeng Tartu tervishoiukõrgkoolis, ta õpib radioloogiatehnikuks ja ta lihtsalt teab nii palju anatoomiast. Ma ei süvenenud üldse nendesse tekstidesse, mis seal kirjas oli, nende kehaosade ja asjade all. Kätu lihtsalt rääkis mulle kõigest, mul oli oma isiklik giid ja see nagu tegi selle experience'i nagu väga cooliks. Nii et jah, see oli äge. Ja nüüd me käisime Tony's, tõime oma šokolaadid ära, mis me eile oma armsatele musudele tegime.
ja nüüd lähme siis sööme neid kurikuulsaid Fable Fries, friikaid. Kell on 2, täna on ikka täiega palju aidanud see, et kasutasime seda ühistransporti linna liikumiseks. Et muidu lihtsalt läheb palju aega. Et esimesel päeval on okei, kui sa kasutad, nagu kõnnid jala palju, siis sa tahad näha ja nii edasi. Teisel päeval sinna aega panna on nagu veits mõttetu, et linnas sees on sul võib-olla rohkem vaadata, rohkem mingid poekesi ja nii edasi. Oleneb väga kaua, see hotelli asi on. Jaa. 4 kilomeetrit. See ei ole nagu pikk maa, aga ikkagi ta võtab aega. Jaa. Aga sa näed, päris kartulid. Carol, I take Thank you. Nagu look at this. Siin on mingi 5000 kalorit raudselt. Väga maitsev. Nagu ikka päris kartul, mitte ei ole nagu mingi, noh, tead küll, nagu need hessi ja need on, vaata. Ikkagi nagu puhta maitsega, üli hea. Ja see parmesan ja see trühvli majonees on nii hea. Väga meeldib. Mega hea. Ma olin sunnitud omale ühe õlu tellima. Ma nagu nii õlut tahtsin tegelikult juba esimesel päeval, aga muidu meid oleks lihtsalt siit ära aetud. On tõesti nagu lihtsalt nii delicious nagu. Me oleme igal pool käinud, jalutanud, shopanud, kolanud, igasugused suveniiripoed, magnetid oleme ostnud. No igast siukest tavaari. Ja nüüd aeg on struupvahvli jaoks. Issand, kui hea vahvlilõht siin on. Väga õige. Oh my god. Klassikaline 7. Nutellaga on 8. Ma võtaks täiesti klassikalist. Ma võtaks ka klassikalist. Thank you. Oh yeah. We can give you one more classic. No nii, tasting. Nagu vaadake, kui kaunis see välja näeb. Ma ei mõtlesin, et see on siuke kõva ja nätska vaata. Ja väga pehme ja. Karamelli on üllatavalt vähe tunda. Ta on rohkem nagu siuke taignane. Küpsised, jah. Vähe on nagu. Ta on hea, aga 7 eurot selle eest on liiga palju. Korra elus ma proovin selle kalli raha eest ära. Edaspidi ma võin neid Maximas selle kordi 10 tükki osta. Jaa. Meil said nüüd kõik linnatiirud tehtud. Kell on 5, 10 minuti pärast. Ja mõtlesime, et lähme natukene puhkame enne tänast seda õhtust kontserdit. Lähme lihtsalt hotelli, puhkame, oleme, peseme juuksed ära ja siis lähme äkki mingisugune 7 ajal uuesti hotellist välja ja hakkame sinna kontserti. Going up north where the roads ain't one, stars ain't hard to find. By the best and you by my side, that's my peace of mind. Even on the cold day, she just wanna roll with me. Ole nüüd elevil, et kontserdile lähme. Olen väga õnnelik. Lähme normali trammi peale. Enne me tulime vist selle sama trammiga, ma eeldan. Enne olin väga vässu, aga nüüd mul on nagu hype sees, vaata, tead ka? Hype, tead mis hype tähendab või? Jaa. Okay. Ma saan seda, et kui sa kohe oled oma elu armastust nägema, siis see on hype. YouTube. Estonia. Estonia. Hey. Oh, Estonia.
kas see on tema buss või? We have arrived to our destination. She asked me if she goes selfish to me. Got a pistol on my side. If I die, it'll be alright. I can hear y'all sing that shit. But if we make it out alive, you and I kiss the world goodbye. Won't tell me. We got one last song for y'all tonight. No Kätu, mige fiiliksed? Nii äge, nii vahva. See on nagu, see laivi elamus on nagu alati nii siuke teistsugune, mulle nii meeldib käia vaatamas ja no, nii äge. Mulle meeldib see Two Cigarettes nagu kõige rohkem. Aga siis kui ma ma mäletan kunagi, kui ma neid laule lasin, siis te olite mingi nii depressiivne muusika. kontserdielamus on nagu mega cool ja kontserdidel on alati kõik laulud nagu nii head, et mine koju ja hakka või otsast peale kuulama. Nüüd lähme sööma, sõidame meie kodu juurde ära ja me lähme Mäkki. Kätu tahtis proovida, kas siinmaal on parem burger või? Siin on ju mingid teistsugused, vaata. Friikad. Friikad, mingid kõrlid ja värke. Nii külm on. Me lähme number 12 peale. Look at these fries. On nii suur kasv. Vau, vaata seda. Normaalne. McCrispy. Mul burger. Vaata seda burgerit. See kukkal on lihtsalt siin. Bitterballen. No idea, mis asi see on. Väga nagu kartul veits, aga ma ei tea. Mis topsik, las ta taaskasutada topsa. Nende jaoks on raiskamine. Tere hommikust! Meil on käes viimane hommik, esmaspäev. Õhtul olemegi juba kodus. Eile peale Mäkki me lihtsalt jooksime põhimõtteliselt koju, räigelt külm oli. Me käisime juba hommikusöögil ära. Me sõime põhimõtteliselt kõiki täpselt samu asju, aga täna hommikul võtsime veel lisaks lihtsalt ka seda müslit, jogurtit, müslit ja ega muud midagi, muu oli kõik tegelikult täpselt sama. Ja nüüd, kuna meil siin on ju tekkinud mingisugused ostud, siis nagu kord ja kohus me teeme ikka sellise korraliku hauli ja me näitame, mida me siit siis endaga kaasa ostsime. Ostamegi Primarki toodetest äkki või? Minu meelest kõige parem leid. 12 euri need nagu, mis need on? Jah, nagu nii ägedad, nii mugavad ja nii hea on neid kodus. Lihtsalt viskad sups jala otsa ja saad minna ükskõik kuhu. Siis, nagu sa võib-olla vahepeal siin nägid, mulle ilmusid küüned. Minu meelest teine superäge leid. Ma ei oleks ise selle peale tulnudki, aga Kätu on tellinud Sheinist sellise küüsi, mida saab panna kleepsuga küüne peale. Aga siin me siis nägime tavalise sellise, mis siin kaasas on see superattack või mis iganes sellega liimitavaid küüsi. Ja ma panin endale siis juba sellised lillakesed reede õhtul peale, aga veel ma saime sellised. Jah, need on matchivad. Need olid täishinna, aga need olid 4 euri. Ja siis ma võtsin 2. Täiesti tavalised.
ja ma võtsin 2 sellised, mis olid alla hinnatud, 2 euri siis üks pakk. Me võtsime terve hunnik omale sokke, 7 paari sokke. See 2,30. Lühikesed, mustad, valged ja siis pikad olid 4 euri ja neid on siin 5 paari äkki või? Jah, 5 paari. Siis Kätu leidis hea pesudiili, no need pakid on mul juba avatud, Kätul on samamoodi must ja valge, aga sellisest mikrofiiber hästi mõnusast pehmest materjalist selline pesu, 5 pakk. 6 euri. Jep. Esimene kord, kui ma käisin Primarkis, siis ma ostsin omale esimese shower capi ja kuna see käis kuivatis, Roland pani selle kuivatisse, siis seal oli nagu niisugune lilla leopardi mustriga mingisugune pilt peal, sest see kõik oli mingi kokku kleepunud. Nüüd see näeb nagu veits niisugune hästi ja rõve välja. Nii et ma ostsin endale uue sellise shower capi. Näeb ülikool välja. Ma ei tea, kuidas sa seda näed, aga ta on nagu niisugune 2 kihiga. Peal on nagu selline võrguosa, sees on siis see, nagu shower capil ikka, et lasevad vett läbi. Ostsin uue selle, see vist maksis 2 euri. Nagu ülikool. Eile me käisime uuel tiirul seal Primarkis, siis ma leidsin endale sellised klambrid, maasikad, 2 tükki, 5,50. Ülinunnud. Kuna mu hüüdnimi on Mammu, siis need maasikad on kuidagi nagu hästi hingelähedased mulle ja ma ei saanud neid poodi jätta. Ma nägin ainult ühtesid neid. Need olid ilmselt ka vales kohas, nii et... ja siuksed euro maksid selline mingi bronzer drops pruunistavad tilgad. Kätt ütles, et tema paneb neid siis kreemi sisse, kui tahab kiiresti mingisugust jume saada või mis iganes. Näokreemi sisse siis nagu ma sain. Prillid ka. No prille juba siin eile ilmselt olete näinud, aga sellised mulle hullult meeldinud, kui Kätu prille olen saanud laenata, mis on sellise kujuga, tal on sellised praadakad. Ja nüüd ma pidin endale ka sellised ostma. Kätu leidis ka omale ja mis nende hind oli? Äkki 3 või 4? 3,50 oli, jah. Midagi siukest. Kätul on natukene teistsugused, mul on sellised leopardi mustriga. Gradient. Normalist me käisime ka 2 tiiru. Esimesel korral sai Kätu endale sealt neid huulekreeme. Maskid. Rohelised arbuusiga on nagu kõige paremad, nagu ööseks peale panna, hommikul on huuled juba korras tegelikult. Mul oli huule keskel jõhker lõhe, ma arvan, mingi 1,5 nädalat on olnud. Nüüd enne reisile tulekut ma küsisingi Kätu käest, alguses ma ostsin Soomes Kätule selle. Ma küsisin Kätu käest, et kas ma võin proovida, et ma ei ole kunagi proovinud, aga ma tean, et Kätu oli neid mingi 1 miljon tükki varem ostnud erinevaid maitseid. Ja siis ma proovisin ja ma olin nagu kohe täielikult in love. Nüüd Kätu ostis endale uued, ma võtsin selle endale, mida ma juba kasutasin. Ja paari päevaga mul on see, tegelikult ikkagi, ma ütlen 2 ööd ja see lõhe on mul ära kadunud. Pole enam mitte midagi. Isegi vist näha ei ole, ma praegu siit kaamerast hästi ei näe, aga siin oli nagu nii räige lõhe sees. See maksab 3. Teisel korral me võtsime ka sellised juukseturbanid põhimõtteliselt. See oli 2 pakk. Ma võtsin siis ühe endale ja Kätu võttis siis teise. See oli 2,70 vist äkki oli 2 tükki. Ja Kätu võttis veel endale. Näomaski. Siin olid natukene kallimad kui Soomes. Siin oli äkki mingi 2,10, Soomes on 1,90 või midagi siukest. Üli hea leid veel. Kuna meil on siin igasugused peavalud ja ma ei tea, 100 häda perekonnas, siis mis on meile oluline? Valuvaigistid. 500-sed paratsetamoolid olid 69 senti. Normalis oli 60 senti. Nagu ülihea diil. Ma võtsingi 3 mingit sellist 500 pakki. Siis ma võtsin 2 kofeiiniga pakki. Kofeiiniga olid natukene kallimad. Ma olen märganud, et kui ma kohvi ei joo, siis kindlasti õhtuks on mul peavalu. Ma olen tundnud, et kuidagi kofeiin minu seda süsteemi mõjutab, et igaks juhuks võtsin siis kofeiiniga, tundus hea mõte. Ja siis võtsin veel selliseid, mis on nagu kapslid, aga nad on vedelad ikkagi. Võtsin selliseid ka, need on ka 500. Need olid ka natukene kallimad, aga pole kunagi proovinud, et kui on mingi jõhker peavalu, et siis ära proovida, et äkki hakkab kiiresti tööle. Siis loomulikult need One Staple'i küpsised. Ma võtsin kaasa siis Rolandile ja Anetile ühe. Kätu võttis Emmele ja Ollule Tuunist šokoloonisest. Võtsime oma musudele, tegime ise need šokolaadid. Me saime siis valida kõik need värvid. Mina tegin, all on siis valge šokolaad, peal on
piimašokolaad ja siis siin sees on mandlid, pretselid ja ma ei tea, kuidas seda hääldada, nougat, mida iganes. Nougat. Ja saime ise siia tekstid juurde lisada 2 tükis. Mõlemale poole sai kirjutada. Mina valisin jah sellised värvid, tegin Rolandile ja tekstid panin ka siia siis. All on valge šokolaad, peal on piimašokolaad, sisse läks karamell, soolatükid ja kaneelisuhkur. Kuigi ma oleks võinud panna tegelikult ka neid pretseleid sinna sisse, oleks nagu ilmselt hea kombo olnud. Aga veel seal sees. Arvamused siuksed. 10 euroga saab siis ise disainida. See estimated valmimisaeg oli 3 tundi. Me saime äkki 1,5 tunniga juba tuli see sõnum, et see on valmis. Aga siis me ei jõudnud esimesel päeval järgi. Ja siis oli veel siuke diil, et ostad 1, saad 2, see maksis äkki 7 eurot. 7 eurot oli jah. Et 7 euro eest 2 pakki selliseid pühade mune erinevaid on siin sees siis. Normaalist ma võtsin veel ühe selle Toonise šokolaadi. See oli seal nagu odavam kui poodides tavalistes. See on piimašokolaad, mandel, mesi ja nougat. Ehk siis suht sarnane, aga jah. Aga üllatav oligi jah see, et seal Toonises koha peal olid need šokolaadid ikkagi palju kallimad kui poes. Isegi Eestis on mingid sordid nagu odavamad kui siin. Tavalisest poest ostsime veel natukene šokolaadi kaasa. Ma võtsin mingisuguse siukese, viin tööle, see on kohalik šokolaad. Ja siis veel mingid sellised. Vaatame siis, mis Roland endale jätab ja mis ma tööle võtan. Ja turu pealt loomulikult erinevaid magneteid, need on kõik siia sellistesse ilusatesse pakenditesse ära pakendatud. Ja sellest Stroopwafelist ostsime me ka kaasa siis neid paklikesi. Ja tegelikult ega muud ei olegi. Meil on veel neid... Ostsin selle ka Proimärgist. Nad ostsid teksad. Jaa, teksad. Ma eile hängisin nende teksadega seal kontserdil, aga sellised natukene potis teksad olid 18 eurot. Midagi siukest. Päris mõnusad. No üldse speedcheckis on näha. Rolandile mul on ka ostetud kaasa siit igasugust ninni-nänni, aga ma arvan, et laseme need tal endale unpackida. Ja ega muud ei olegi. Nüüd me siis pakimegi enda asjad ära. Mis see kell meil on? 9:47. Mina pean hakkama, või 2 peaksin lennujaama jõudma mingi hetk. Peale 2 natuke. Meil on kell 11, peame olema siit toast minema läinud. Minul läheb lend alles kell 9, Kätul läheb kell 16:35. Mina jõuan siis 12:30 põhimõtteliselt Soome. Kätu on juba ammu magab sellel ajal. Vaatame siis, mis me teeme. Me ei ole veel päris paika pandud, kas me siis lähme loomaaeda, kas me siis lähme turule. Et me täpselt veel ei tea, aga seda siis näemegi juba põhimõtteliselt kohe varsti. Teeme kiire kohvrikaalu tšeki. Mul on kõik käsipagasid kokku 8. Okei. Mul on 12 kõik kokku. Näed, 8. 8 kilo ja mul seljakott ka. No ütleme seal 2 joogipudelit, need läheb nagu 0, see on siis kilo maha. Ja kui mul on vaja millestki loobuda, siis mul on see kauss, millest ma saan loobuda. Loodetavasti mahume ära mahun oma kaalu sisse. Kätul ongi 8 kilo maks, nii et ma ei tea, kas ta siis ostab juurde või ei osta. Mul on seljakott, mul on kõhukott, mul on kaamera, ainult üks aksessori tegelikult võib olla. Ehk siis mul on juba nagu 3, pluss siis see käsipagas. Nii et ma ei tea. We will see. Aga õnneks vähemalt kaalu peaks mahuma, nii et. Täna on nagu mega mõnus ilm. Senimaani pole mingisugust tuult. No tuul ongi see, mis on jahedaks teinud. Ja temperatuur on ju suht sama, on ju. Nüüd me siis lähmegi taas kord trammi peale. Sõidame Vondelparki. Lähme natukene hängime seal. Mul on üks õlu, mille ma siin esimesel õhtul ostsin, mida ma ära pole jõudnud juua. On selle õlu ära ja jalutame natukene ja naudime ja siis juba ongi aeg minna tagasi koju. Tahan juba koju kasside juurde. Täna on ikka nii hea.
meil on tulnud jah see, et kus me nüüd peame jätma hüvasti, Kätu läheb praegu rongi peale, sõidab lennujaama, mul on terve päev aega põhimõtteliselt veel. Lähen hängin üksinda kuskil linna peal, vaatan, kas ma saan kõigepealt kohvri kuskile siia rongijaama ära anda ja siis ma lähen linna. Aga jah, nii kurb on, et ma pean üksi jääma siia. Nii äge reis oli, nii äge. Kindlasti me peame uuesti minema. Aga mõnusalt tagasi sõita sulle. Ja kirjuta, kui sa jõuad lennujaama ja kuidas kogu see värk läks siis. Musid kallid. Musid kallid. Ma siis lähen, ma proovin viivata. Jaa, proovi. Olgu. Ja, tšau. Oh my god, kui kurb. Nii tore oli. Aga nii kurb on. Kui kurb on. Kui kurb on. Ma sain oma seljakoti ja kohvri ära pandud. Maksis küll 10 eurot 24 tunni eest, aga see lihtsustab mu elu praegu lihtsalt nii palju, et ma olin nõus maksma selle 10. Lähen siis seiklen siin linna peal veel natukene üksinda. Mul on see Instaxi kaamera siin kaelas, mul on 2 pilti veel järgi, nii et kuskil käiks söömas natukene hiljem. Siis ma tahaks veel tankin siis proovida seda Dubai šokolaadi doonutit. Selline see elu meil siin praegu siis on. How I love the city of mine. It never gets me down. City of mine. How I love the city of mine. It never gets me down. Yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life on its confines. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people, this is city. I met all my best friends, and I wanna thank every brick. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ike's place while we'd roll up a blunt. And me and Jack would get stoned, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city. No, ma olen tulnud Dunkin Donutisse proovima Dubai šokolaadi doonutit. Mina ei ole saanud veel seda Dubai šokolaadi. Ma ei tea, kuidas see maitseb, aga see tundub ülihea, sest et mulle meeldivad kõik šokolaadid, kus on mingisugused siuksed krõmpsuvõd asjad sees või pähklid või mingid siuksed asjad. Ja ma tahtsin täiega proovida seda ja lõpuks oli Kätu ka selle isu ja mõtlesime, et okei, et siis kui ta sinna rongi peale läks, et võtame sealt, aga kahjuks seal oli välja müüdud ja me ei saanudki proovida. Nii et nüüd ma pean tegema review, et Kätukene saaks ka teada, et kuidas see siis maitses. Sain keskelt mingisuguse hullult suuramprusena täidist. Ma ütlen teile, et see on väga hea. See on väga hea. Siin otsas oli lihtsalt seda täidist nagu rohkem, selles teises pooles. Siin on väga palju. See on ikka väga hea täidist, ma ei tea. Mida rohkem ma söön, seda rohkem ma hakkan seda maitset nagu tundma. Ja just paremaks ta muutus nagu lihtsalt üli hea. Viima Samsoni välja, üli hea, üli hea. 10. Ma käisin siin poes, ossin Rolandile veel juustu kaasa ja ma leidsin nii ägedad 2 sellist taldrikut. Üks on siuke õun ja teine oli sidrun. Ma panen siia pildi ka juurde. Kokku olid 12 eurot. Üks oli vist 6,99 ja teine oli 4,99. Et jah, mega nonnukad. Ja nüüd mul ongi aega nii palju, et ma lihtsalt tatsen siin erinevate poodide vahelt.
aku hakkab vaikselt tühjaks saama, ma pean leidma mingisuguse akupanga. Käti ütles, et siin on akupangad, et sa saad siukse posti seest justkui võtta ja laadida oma telefoni, et ühel hetkel, kui ma enam tuiata ei viitsi, siis otsin endale siukse mõnusa kohakese, kus olla. Laen akut, olen lihtsalt netis. Saate aru, mis mul oli või? Kui ma olin üksinda linna peal, ühe selle kanali ääres istus üks ilus meesterahvas, tegi suitsu ja küsisin tal siis ka tuld. Ja nii ma jäingi temaga sinna siis natuke selleks ajaks lobisema. Lobisesime siis seal ja ta täiesti seda reisi. Ta reedel tuli, tal oli viimane päev siin. Hakkas ka põhimõtteliselt lennuki peale tagasi minema, ta oli Hispaaniast. Ja lihtsalt rääkisime natukene nii ja naa on ja mis ikka võõraga räägime, mis teete ja nii edasi ja kus ta veel reisinud on ja nii edasi. Ühel hetkel enam midagi lobiseda ei osanud. Mõtlesin, et okei, et ma lähen ostan nüüd juua midagi ja hakkan ka tegelikult vaikselt rongijaama liikuma ja nii ja naa. Ma istusin tegelikult täiesti teisel pool, istusin seal tiivas. Sealt tiivast läks kätu ära, seal B-tiiv, mina olen C-tiivas. Ja istusin seal sellepärast, et kätu saatis mulle, tema saatis mulle pildi, et sealt saab laenutada tasuta neid akupankasid. Kuna mul adapter jäi koju, siis ma võtsingi sealt selle akupanga. Istusin seal kuskil akna ääres. Täiesti siukses kohas, kus keegi tavaliselt istus lihtsalt maad istusin posti najal. Ühel hetkel tuletin selle kõrvale ja vaatan, see on see sama naine. Me kohtusime 2 korda. Nagu, mis mõttes nagu täiesti haige. Ta jäi oma lennust maha, ta jäi 5 minutit hiljaks, jäi oma lennust maha. Oli väga kurb seal. Ta läheb kohe tegelikult jaamast välja ja 2 päeva pärast läheb siis ikkagi koju. Kellelgi teisel oli selline reisinud, aga väga-väga haige on see, et nagu me 2 korda kohtusime. See oli nii haige, mõlemad vaatab üksteisele otsa, et naerame ja nagu, et see on uskumatu, see ei ole võimalik, aga see ei ole võimalik. Aga näed, on. Ja nüüd ma kõningi siin oma geeti, mul peaks boarding. Kui mitte juba käima, siis kohe hakkama. Kell on 8:30, meil kell 9 läheb lennuk siis välja. Moodi siis see reis lõpebki. Elu on ikka mega äge, ma ütlen. Elu on ikka mega äge. Suur aitäh sulle, et seda videot vaatasid. Kui see video sulle meeldis, siis ole nii kena ja jäta sellele like. Kohtamegi juba järgmises videos. Tšau!